Kust tuli üldse idee? Ma lugesin, et 21 hakkasid alles tegema, et miks te leidsite endale selle kunsti suuna? Ma ise olen mõelnud niimoodi, et kuskil aasta enne seda, koroona ajal hakkasin tõsisemalt võtma selliseid vaikuse palvehetki endale, niimoodi meditatsiooni ja siis sellest nagu aasta otsa oled mediteerinud, siis ühel hetkel nagu hakkad pisut mõtlema võib-olla teistmoodi, aju hakkab teistmoodi tööle, et see parema ja vasakpoolse ajupoolkera omavaheline suhe, et ma ise olen nagu põhjendanud, et äkki sellest tuli see tahtmine tegeleda midagi loomingulisega, et võtta kätte pliiats ja söetükk ja hakata joonistama. Näituse tutvustavas tekstis on see, et läbi maalikunsti saab natukene rohkem rääkida kui läbi sõnakunsti, on see nii? Jah, siin kellegiga just naljatlesime, et alguses oli sõna, nagu piiblis öeldakse, võib-olla lõpus on pilt, et mingil hetkel saad aru, et sõna ja võib-olla tänapäeval eriti, et kui sõna tõe väärtus on nii küsitav, et siis ja iga sõna on võimalik siis mõista ja ümber pöörata, et siis see pilt tegelikult loob teatud avaruse, et kui sa pildi kaudu visuaalselt midagi kujutad, et siis see annab nagu sellise suurema ruumi sellele mõttele, mille sinna juurde paned, kui see sõna või lause või mingi kirjutatud tekst, et see on, nagu Marc Chagall ütleb, mulle hästi meeldib see, et maalikunst on nagu poeesia, et tegelikult see on nagu luuletus. Kus luuletuse ka, seal on nii palju tõlgendusvõimalusi sellest luuletekstis, et samamoodi tegelikult maalikunstis. Ja on ta võib-olla ka natukene loojale turvalisem? Võimalik jah, et läbi maali saad väljendada midagi sellist, mis sõnasse panduna võib-olla kõlab väga liiga jõuliselt või kontroversselt, aga maali keegi ei hakka riidlema maaliga väga sageli. Arvate nii, et kui te paljapepuga mehe panete kiriku otsa istuma, siis keegi ei riidle teiega? Ma arvan jah, sest inimesed loodetavasti saavad aru sümboolikast ja oskavad seda siis võtta ka võib-olla pisukese huumori võtmes, aga näha ka siis just seda sümbolit ja nende ütleme selliste sümbolite omavahelisest seosest tekkivat tähendust. Mida sümboliseerib see, et paljapepuga mees istub kiriku katusel? Pildi nimi on kohtumõistja ja tegelikult seal on ka piibel, eks ole, et seesama mees siis jalaga toetab piiblile. Et piibel, mis on pühakiri, mis on selline inspiratsiooni allikas, vahel me muudame ta selliseks seaduseraamatuks või kohtumõistmise aluseks, siis ajame näpuga järge seal ja siis mõistame kellegi üle kohut ja torkame talle selle odaga sinna rindu, see oda käes on ja samamoodi siis ka see kristlik traditsioon või nagu sageli kuuleme need kristlikud väärtused, üks või teine tõuseb üles, et tema seisab siis kristlike väärtuste eest. Tihtipeale see on ikkagi ongi selline iseenda upitamine ja alati tegelikult minu meelest sellega käib kaasas selline kirikule nagu pähe istumine või et tegelikult see kristlikud väärtused on täiesti teisejärguline asi, et inimesel on hoopis mingi muu agenda. Et võib-olla see on see sümboolika seal juures. Selle maali kõrval on kohe siis näituse nime maal Pieta, mis on tegelikult ju tagurpidi pööratud see motiiv, ehk siis ei ole leinav ema pojaga, vaid on risti löödud hoopis naine, kuigi tänapäeval sugu on juba selline, aga tundub, et vähemalt väliste tunnusmärkide põhjal on ta naine, et miks te sellise ümberpööratud Pieta tegite? Ei ole minu meelest mõtet teha siis sama sugust motiivi, kui see Pieta klassikaliselt on ja mulle tundub üldse, et kui religioosset maali teha, et siis tegelikult mingi selline skandaaline moment peaks seal juures olema just selle mõttega, et pisut kogu see religioosne temaatika on natuke üle piiri, eks ole, me astume kuhugi maale, mida me päriselt ju ei hooma ega halda, et tegelikult just see mõte, et panna asjad nagu nihkesse ja pöörata tagurpidi ja teha nad alasti ka, et annab just selle võtme, et mõelda natuke kaugemale siis sellest tavalisest motiivist, Pieta motiivist ja tõlgendada seda nagu tänapäevases mõttes pigem, et see alasti mees on ükskõik milline inimene, eks ole, kes me oleme, et aga see naise kuju seal juures, see kuldne naine, see esindab, minu jaoks ta esindab neid kalleid asju või olulisi asju, mida me kõik oma elus hindame, väärtustame, oluliseks peame, aga mille puhul tihti juhtub see, et see võetakse meilt ära,
võib-olla lüüakse risti, keegi ütleb, et see väärib pigem hukkamist või hävitamist ja siis, aga siis ka sellega tuleb edasi minna, eks ole, nii nagu see Kristus võeti ristilt alla, Maarja hoidis teda üles, aga sealt edasi tuli ülestõusmise hommik ühel hetkel 3 päeva pärast, eks ole, et aga see moment just, kui ülestõusmist veel ei ole, aga praegu see kaotus ja see lein justkui juba on, et tänases väga heitlikus maailmas tegelikult see pietà motiiv minu jaoks kõneles just selles võtmes, et pigem ta annab tegelikult lootust, et nagu ka see mees selle hukatuga, ta jätkab teekonda, ta on liikumises, ta läheb edasi, ta tuleb ristilt, aga midagi seisab veel ees. See ei ole mitte see, et võib-olla ei löödud Kristi meest omal ajal, kõik on ju legendid, võib-olla löödi hoopis naine. Seda ma niimoodi ei ütleks, et Kristus risti löödi, et ta mees oli, see on nagu suhteliselt teada asi, aga muidugi, et see soo küsimus siin ei ole üldse mitte määrav. Kõrval lind ja naelad, mis see on? Linnu nimi Punarind, kes siis legendi kohaselt oli see lind, kes läks ja võttis Kristuse ristilt naelad välja ja sai sellest lähtuvalt oma punase rinna. Aga mõte just, minu jaoks ta esindab sellist lahendust tegelikult, et just nimelt, et kui see on ristilöömine toimunud, et kuidas see alla tuleks, sealt tuleb või kuidas sealt edasi minek on, et siis see lind sümboliseerib sellist loomulikust lihtsust, samamoodi nagu see alasti keha tegelikult, et lind ju ei mängi mingit rolli või positsiooni ei võta, vaid et ta teeb seda, mis on talle väga loomulik ja Kristus õpetust edasi andes siis ütles mäejutluses ka oma jüngrite, vaadake linde, õppige, kõik on seal olemas, kogu tarkus on olemas, lihtsalt vaata ja tee järgi, et samamoodi, et tegelikult õpi lindudelt. Roheline naine ja kalad. Ja sellel on natuke selline loomaõiglustuse teema ka sees, et eluskala versus praetud kala, naise keha, alasti naise keha versus seksuaalse ihalduse objekt. Et see üles tõstetud liha lõikamise nuga on natuke selline falloslik instrument, eks ole, et kui me teatud olendite puhul, naiste puhul me oleme kokku leppinud, et naistevastane vägivald, ära kasutame, kõik see on no-go meie kultuuriruumis vähemasti, aga kuidas on teiste elusolenditega, et kala kindlasti ei taha saada praetud ja kas me täna peame seda kõike kasutama säärasel moel nagu kala või liha või toiduks neid elusolendeid, kelle söömata jätmisest midagi hullu ei juhtu. Ma ise olen ka selline täistaimetoitlane, et siis see on selline isiklik teemakäsitlus natuke, mis on mulle läheb väga korda. Enne kui jõuame autoportreeni, siis jääb autoportree ja siis selle naise ja kalade vahele jääb peeglisse vaatav mees, kes on ühtepidi paljas, aga peeglist paistab siis, et ta on riides. Et seal peeglist vaatab vastu vaimulik, eks ta räägib nendest erinevatest rollidest, millele ka need maskid siin osutavad, et mida me elus kanname, et lõpuks me paneme hommikul alasti olles oleme kõik ühtemoodi, aga siis üks paneb selga pintsaku, teine sõlmib kaela lipsu, kolmas paneb vaimuliku krae ja nõnda edasi, et aga see küsimus, et kes me siis lõpuks oleme selle kõige taustal, et kas ma olen vaimulik, kas ma olen isa, kas ma olen mees, kas need on need, mis kirjeldavad, kes ma päriselt olen ja see kell ilma numbrite ja seierit, et ta just osutabki sellele paradoksile, et me jäämegi seda vastust või küsimust esitama, et kes ma siis olen, tegelikult lõpuni ma arvan, et me ei leiagi seda vastust, et igas hetkes on see üha uuesti leitav tähendus, aga samal ajal me ei pääse mööda sellest, et see on väga inimlik, see on selline eksistentsiaalne küsimus, et me vajame seda enda mõtestamist igal hetkel üha uuesti ja see on midagi väga normaalset. Autoportree, ehk rääkige natuke sellest, et seal väga teid näha ei ole. On näha nina ja silm ja prilliklaas ja kõrv, vist on ka, suu on igal juhul, et see kõik on natuke nihkes just ka selle mõttega, et lõpuks ma vaatan nagu iseennastki peeglist, et mida ma siis seal näen või mida ma hindan või mis ma arvan, mis mind iseloomustab, eks ole, see on nii selline suhteline ka. Ja tegelikult selle autoportreel on veel mõned elemendid juures, üks on terve rida numbreid, mis ka tänases maailmas kipuvad meie olemist kirjeldama.
kirjeldama, isikukood näiteks, mis antakse meile juba tihtipeale enne, kui me nimigi on või koos sellega, eks ole, ja muud numbrid veel, mis käivad meiega kaasas, et kas need kirjeldavad seda meie elu kuni siis tegelikult sünni ja surma daatumini välja, et ma siin autoportreele ka kirjutasin, et sünniaasta 1979 ja surma-aasta, ma tean juba kahte esimest numbrit, ma juba tean, et see on 2 ja 0, et milline on 3. number, milline on 4. number, ühel hetkel saabuvad need ka, eks ole, see teadmine, et kas see kirjeldab seda, et kes ma siis olen või kes ma inimesena olen, et tegelikult see näitabki seda suhtelisust ka, et sa võid vaadata iseennast ka väga erineva nurga alt ja lõpuks tervikpilti sa ei pruugigi näha ise ka. 6 maalist 4 on daatum 2024, kas see tähendab, te olete väga kiire kunstnik? Et selle taga on nagu pikk protsess, esmalt kogu nende motiivide otsimisel ja kompositsiooni loomisel, et tegelikult kõik need maalid on alanud siis ikkagi eelmisel aastal nende idee ja loomine, et aga jah, lõpetatud sai siis selle aasta algul, kuna näitus oli ukse ees, jõuluaeg on vaimulikul teadagi väga kiire aeg, siis oli maalimiseks vähe aega ja nii kui pühad läbi, siis läks kõvasti igapäevaseks maalimiseks, nii et jah, tõesti, et see, aga ilma selle eelneva pika eeltööta ei oleks see mõeldav. Mis te arvate, kuidas kirik, kuidas Kaitseliit, te olete ju ka kaitseliitlane, suhtub sellisesse näitusesse? Ma arvan, et suhtub hästi, et Kaitseliidu poolt ei tohiks probleemi olla ja näituse avamisel oli ilusti meie teabeohvitser ka kohal ja tõi tervitused ja kirikus samamoodi. Ma arvan, et ega sellised maalivaid vaimulikke on meie kirikus ju veelgi olnud ja on praegu, kes teevad, et võib-olla kõik ei ole nii sellised entusiastlikud, et kohe näitusega välja tuleksid, aga ma arvan, et see pigem rikastab nii seda maailma tervikuna, et ega see kujutav kunst, see ei ole ju mingi asi iseenesest, vaid see kuulub konteksti, laiemasse konteksti ja ta mõjub siis ka kõigile muudele tegevustele, et ta teeb ikkagi seda olemist pisut nagu kuidagi avaramaks ja lisab ehk mõne uue idee ja võib-olla julgustab ka kedagi. Kaameraväliselt mainisite, et hea skandaalist ei ütle kunagi ära, et mis te arvate, mis siin võib skandaali tekitada? Ma ei teagi, võib-olla see palju akti, eks ole, valdav alastus, võib-olla seda meesakti ei ole harjutud ka sellisel moel nägema ja võib-olla ka see teemapüstitus ka, et nagu te ise ka osutasite, see kirik ja mees, kes istub selle otsas ja nõnda edasi, et võib-olla need asjad tekitavad mõnes inimeses sellise küsimuse, et mis siin siis miks ta nüüd niimoodi teeb, aga tegelikult ma arvan ise, et sellist maalikunsti ilma sellise väikese teravuseta, ma ise ei oskaks sellisel moel teha, et pigem, et just, et inimene jääks seisma ja jääkski mõtlema. Kui raske on leida modelli? Üks hea sõber lihtsalt, kes oli valmis seda tegema ja kes leidis, et tema jaoks on päris huvitav selline väljakutse, eks ole, esmakordselt ta seda tegi, aga minu meelest sai väga edukalt ja hästi hakkama, et tegelikult ei olnudki nii raske leida, kui alguses arvasin. Mis neist maalidest edasi võiks saada? Kas on juba broneeringuid peal, keegi tahab omal ära osta, läheb ta kuskile järgmisele näitusele, et on juba teada, mis edasi saab? Tänaseks on 2 näituse pakkumist on tulnud, kes on öelnud, et võtavad järjekorda, tahavad. Ma olen öelnud, et tulge kõigepealt ise vaatama koha peale ja siis otsustage, kas te ikka tahate. See, et kirikuõpetaja maalid, et võib-olla see ei ole see koht, mille järgi peaks otsustama, et tegelikult need on sellised teosed, mida peaks ise nägema enne ja otsustada, et ma hea meelega lasen neil minna ka mujale. Aga rohkem ideid praegu nende kohta ei ole, et mõne jätan kindlasti endale, ühe olen lubanud ühele modellile, kes mul lahkelt poseeris ja teised on kõik vabalt siis, mis neist edasi saab, kes teab.